Tere hommikut! Tere tulemast 268. videomeditatsioonile. Täna on informatsiooniks Erki Toomala kaudu kõrgeim antud vastukaja 25. aprillil 24. õhtuse, oli see laupäev 24. 24. õhtusele palvusele ja püüdlusele rahule, mida tehti üheskoos. Ja siis Erki Toomala kaudu vastab kõrgeim, et ma saan vastata teie rahva palvele rahu eest sellel kaunil planeedil Maa. On väga palju ruume, kus teie inimesed saate avada mind ja minu osavat poolt. Mul on sama palju külgi kui teil, kallid Erki lugejad, seega ei saa keegi teist kunagi minu elu ise eest täielikult varjule jääda. Aga alati on miski või mingi minu ruum võimeline teie kohta midagi tajuma, kas hästi või natuke paremini, kui teie ise suudate kunagi tajuda või kogeda seda, mis minust avaneb. Kas ma ütlen, võime ära tunda ruume, mis teilt on avanenud. Niisiis, et kui meie avame mingi ruumi, siis kõige kõrgem teab seda otsekohe. Seega on alati olnud mingi minu pool teis või teie ruumis, kui mina, elu ise ja see osavam pool minus asuvad teid, inimesi tunnetama. Teie, inimesed, ei saa sellest kunagi aru ja ei ole sellest üldse teadlikud, kuigi te tunnete alati midagi, kui mingi tunne või väga õrn puudutus minult kandub teile üle mõnda teie kehaossa. Või nagu ma ütlen, mõnda teie olemuse füüsilisse või nähtamatusse ruumi. Minu viis oma teadmisi väljendada võib teile olla veidi erinev sellest, millega te olete harjunud. Minu sõnavara ehk viis, kuidas ma teie vastu oma tundeid ja aistinguid väljendan, on alati olnud väga eriline, kui võrrelda seda teie enda tunnete ja eneseväljendusviisiga, kas oma sõprade või isegi minu elu ise, teie looja ja mõnikord ka mõne teise nähtamatu vaimu või siin viibijate suhtes. Siiski on mulle alati tundunud väga emotsionaalne kogeda teid, inimesi, viisil, mis toob rõõmu ja armastust, olles justkui avatud teie inimeste kohalolekule, väljendada oma tundeid kas siin viibijate või oma sõprade suhtes seal planeedil Maa. Kas märkasite, kuidas ma eelmises lauses ütlesin, et rõõm ja armastus toovad esile teie tunded teist, mitte minust ega kellestki teisest, vaid tegelikult nii rõõm kui ka armastus avavad alati teie enda tunded teist. Seega on ainult mingi viis või olemise ruum, milles need tunded teist alati avanevad. Ja minust avanevad needsamad olemise ruumid, mida nimetatakse tunneteks, samuti ainult nende kahe oskaja abiga. See on rõõm ja armastus. Mina, elu ise, avan ka nende kahe oskaja abiga või nende, peaksin ütlema, nende oskuse kaudu, samuti mingil imelisel viisil täiesti uut tüüpi tunde teie inimeste vastu. Kui keegi teab, kuidas nende esitähti suure algustähega kirjutada, teab ta ka, kuidas ma avan need endast justkui avatuks või esile kerkinuks ja toon teist ja iseendast neid samu tundeid avatuks või kogetuks. See tähendab, et ma saan alati tõsta need kaks väga suurt ja võimekat ruumi iseendast avatuks
nii iseendast kui ka teist, kallid Erki lugejad, neid samu tundeid olla ja elada justkui avatuna või esile kerkinuna. Keegi teine ja mitte mingil muul viisil ei suuda seda kunagi teha, aga alati kõigepealt peab üks kahest nimetatud oskajast, sinust või minust kõigepealt tajuma, kas väikeste rõõmu või armastustunde algust millegi vastu. Alles pärast seda, alustades minust või minu abiga, avavad need kaks oma salapära kas natuke või natuke rohkem või mõnikord väga avatuks, et kõik saaksid imetleda. Siis minust ja teist, kallid sõbrad, purskub välja isegi tõeline rõõm ja väga tugev armastuse tunne, et kõik kohalviibijad saaksid imetleda. See juhtub alati väga ootamatult ja isegi nii, et minust ja teist inimesed avaneb mingi kontrollimatu rõõm või rõõmutunne, millele armastuse energia annab oma väga erilise osa, et teis esile kerkida ja mõjutada ning samal ajal ka minus, elus eneses. Võtke seda kui omamoodi rõõmu ja armastuse demonstratsiooni teist igaühe vastu. Minu uus viis lähenemisel sulle, Erki, ja teile lugejatele avab nüüd selle õpetuse uuel viisil kõigile, millest mina, elu ise ja minu osavam pool tunnevad esimest korda suurt rõõmu ja armastust teie, Erki lugejate vastu. Miks just täna? Sellepärast, et ime on esimest korda avanud teist uue viisi minule ja minu osavamale poolele lähenemiseks. Kas palve või püüdluse kaudu seista takistuseks sõdade esil olemisele sellel kaunil planeedil? Olen oma osavama poolega tundnud, kui paljud teist on otsustanud täna kokku tulla, et palvetada ja paluda minul ja minu osavamal poolel teha kõik endast olenev sõdade ärahoidmiseks. See üks ruum või osav viis palvetamiseks või palumiseks on olnud minu ja minu osavama poole jaoks väga, väga liigutav rõõmu ja armastuse väljendus. Et hoolitseda selle kauni planeedi ja teie rahva vajaduse eest lõpetada kõik sõjad ja nende põhjustatu ning tuua rahu igasse riiki, absoluutselt igasse riiki, ilma vähimagi tingimuse või nõudeta sõdade ja nende põhjustatud kannatuste säilitamiseks inimeste seas. Need väga rõõmsad ja armastusest tulnud algatused rahuks on mõjutanud mind ja minu osavamat poolt väga-väga sügavalt. Nii oma rõõmu kui ka suure armastusega. Sõja lõpetamiseks ja rahu toomiseks pole kunagi liiga hilja sekkuda, kuigi pole alati võimalik kohe seada absoluutseid piire, millal sõjad lõpevad ja rahu sünnib. Mina ja minu osavam pool teeme kõik, absoluutselt kõik, et rahu lõpuks saabuks ja sõjad lõppeksid. Nii luban ja asun mina ja minu osavam pool täiesti uuel viisil täitma teie palvet rahu toomiseks sellele kaunile planeedile Maa. See oli siis meie ühispalvele vastus kõige kõrgema poolt. Te näete, kui liigutatud kõrgem meie palvetest on. Iga palve jõuab nii kõige kõrgemani kui Jumalani, kui veel teistegi pühade olenditeni. Ma loodan, et teile väga meeldis see sõnum. Eile oli nii ilus ilm. Nii et kased on õige õrnalt lehte läinud. Igal pool looduses on nii värske, nii tugev, tärkav energia ja täna me ühendame end
selle energiaga. Selle kaudu võtame vastu kirgast valgust. Selleks istume mugavas asendis, paneme käed põlvedele, peopesad ülespidi ja mõttes oleme ühenduses elule tärkava loodusega. Ja palume sealt kirgast energiat meie edendamiseks. Meil on ka seda laadi energiat tarvis. Ja hakkamegi seda vastu võtma. Isa, ema, eluhingus, heliläte ja sõnatu tegevus, kosmose looja, anna valgusel särada sees, keskel ja väljas, et võiksime seda kasutada tulusalt. Aita meid teed kulgedes hingata vaid sinust kiirgavat tunnet. Luba meil käia samas taktis sinuga, et liiguksime kui kuningad ja kuningannad kõikidega koos. Luba meil sisimas tunda maa vaimu, sest sel viisil hakkame tundma kõiges olevat tarkust. Ära luba maiste asjade välimusel ja pealiskaudsusel meid petta, vaid vabasta meid kõigest, mis takistab kasvamist. Ära luba meil unustada, et sina oled maailma võim ja au, alati uuenev laul, mis kaunistab kõike. Olgu sinu armastus seal, kus sünnib tegevus. Nii olgu. Aamen. Minu käed on igatahes juba kuumaks läinud ja energia voogab väga tugevalt. Võtame seda vastu vaikuses.
kas teiegi tunnete kevade värskust? Kas tajute seda vähe teistsugust energiat? Kirjutage vastukajas. Mina tunnen tugevalt. Ja see voogab nii tugevalt, et mu peopesad on punased.
täname meie kauni maa värskeid kevadisi energiaid ja ühendame end nüüd universumi kirka valgusega ja palume meie kaudu saata kirgast valgust paljudesse kohtadesse. Täna hommikul on mulle teada antud mitu kord silmade ette manatud Põhja-Jäämeri. Nii et kõige esimesena me palume kirgast valgust kogu Põhja-Jäämerele ja nendele saartele, mis asuvad Põhja-Jäämeres. Kõigepealt muidugi õnnistame endid ja õnnistame kogu maad ja katame nüüd siis Põhja-Jäämere ja saared valgusega. Mulle antakse teada, et vee all toimub midagi, mis vajab meie valgust. Et kõik toimuks seal parimal moel. Näen, kuidas valgus laskus ookeani pinnale. Ja näen ka, kuidas see vajub see valgus nagu vette. Mitte igal pool, aga kohati. Midagi meie valgus tõesti, õieti meie palutud valgus midagi toimetab seal. Algasime lääne poolt ja nüüd läheme järjest edasi. Umbes Kesk-Venemaa kohale oleme jõudnud. Liigume edasi, väga kirgas valgus. Nova ja Semlja saar on selja taha jäänud. Me liigume Ohota mereni. Kätes on tunda väga tugev energiavoog. Toimub seal midagi väga suurt. Oleme katnud kogu Põhja-Jäämere valgusega. Õnnistame, täname ja nüüd järgmine on Põhja-Korea. Katame selle maa valgusega. Seal on nii tume energia taas. Kurjad kavatsused. Püüame neid lahustada oma valgusega. Õnnistame, täname nüüd Korea poolsaart ümbritsev meri. Õnnistame, täname, nüüd katame Tiibeti valgusega
Unistame, täname, järgmine on Pakistan. Unistame, täname, järgmine on Afganistan. Afganistani energia on palju tumedam. Päris tume. Mis seal jälle lahti on, ma ei tea. Palume universumist kirgast valgust Afganistanile. Meile antigi. Unistame, täname, järgmine on Iraan. Iraan läks suhteliselt kergesti valgeks. Praegu on Iraan ilusa valgusega kaetud, õnnistame, täname. Järgmine on Iraak. Õnnistame, täname. Järgmine on Süüria. Katame Süüria valgusega. Õnnistame, täname. Liibanon. Õnnistame, täname. Järgmine on Iisrael. Palume Iisraelile veel valgust juurde. Ja meile anti. Nüüd läheb paremini, nüüd läheb heledamaks. Õnnistame, täname. Palestiina koos Gaza sektoriga. Õnnistame, täname. Järgmine on Saudi Araabia. Seal ei ole nii tume energia.
aga siiski muutub heledamaks meie valgusega. õnnistame, täname, Hormuusi-väin. katame ka seljaala valgusega. õnnistame, täname ja nüüd katame Ameerika Ühendriigid valgusega. väga suur ala. näen, kuidas valgus kohe laskus sellele alale. see Mehhiko piiriäärne ala on tumedam. muudame kõik valgusega valguseks. õnnistame, täname, järgmine on Kuuba. valgus laskus Kuubale. hetkega lõi kõik heledaks. õnnistame, täname, katame ka Venezuela valgusega. õnnistame, täname ja nüüd tuleme Ukrainasse. ühendame universumi kirka valguse Krimmi püramiidide energiaga. ja jällegi nägin, kuidas kuld lisandus valgele valgusele. on kuld, on valgus. katame sellega kogu Ukraina. Ukrainas on väga palju tumedat, täiesti musti alasid. Need on need lahingutanderid. palume sel valgusel katta kogu riik. lõunapoolne osa ei ole veel kirkaks muutunud, mõned paigad on küll juba päris kirkad. palume sinna veel valgust juurde. nii nagu palume, nii kohe ka antakse. ja nüüd lähevad need mustad alad ka kõik heledaks. ma ei näe enam Ukrainas musti alasid. kogu riik on kirka valgusega kaetud. õnnistame, täname.
oleme jälle katnud hiigelsuured alad maakerast valgusega. täname universumit usalduse eest, annetuse eest. täname kõiki valgusolendeid, kes meiega kaasa tegid. täname plejaadlasi, täname peaingleid. täname teisi täheolevusingi, kõiki täheolevusingi, esivanemate vaime, maahoidjaid, kaitsjaid. ja mina tänan teid kõiki, et tulite ja tegime jälle ära väga vajaliku ja suure töö. suur-suur tänu teile. ja soovin teile kena pühapäeva jätku, samas õnnistan teid. ja õnnistage igal sammul teiegi iseennast. nii läheb kõik paremini. vaadake täna ka seda roosi. see kingiti mulle 18. märtsil. see on püsinud väga kaunina 1,5 kuud. ma ei ole sellist asja enne näinud, et üks roosiõis vaasis püsib 1,5 kuud. see on nagu ime mul. kas te ei arva?